Mind huvitab täna ainult üks asi, et mis täna? Suumime sisse! Ma tahan alustada olukorraga sellest, et vabandada minu niukest ebameeldivast tugevalt inimestele, kes pole harjunud nägema nii palju liha siis. Aga tõesti, suvi on saabunud ja mul on riided lihtsalt kapist otsas. Meil ei ole mitte midagi enam selga panna, ma olen juba 3. tiigru vist umbes riidekapi kallal selle saate tarvis. Nii et ärge pange pahaks, ärge pange tähele ja lähme kohe selle mängu juurde. Ma saan aru, et sa oled midagi sisse suuminud. Jaa, ma olen võtnud pildid, suuminud sisse ja annan sulle siis vastuse variandid, mis tegelikult pildil võiks olla. Ma olen kunagi näinud neid asju kusjuures internetis ja need olid alati kuradima üllatavad, et ma ei osanud nagu elu sees näha, et seal võiks olla mingi see asi, mis seal tegelikult oli. Alustame siis pihta, ma võibolt nagu nii vahvaid asju sulle ei leidnud, aga midagi ikka leidsin. Sa ei tea isegi, mida ma ju nägin seal. Jaa, täpselt, aga siin on vastuse variandid vähemalt olemas, sa võid ise alguses küll mõelda, mis see võiks olla. Nii et kas see, mis siin pildil on T-särk, lihtsalt mingi võre, plätu või hoopiski kilekott? No see näeb ju õjoses välja nagu võre on ju. See on nagu selge, et siin ei ole selle koha pealt mingisugust kahtlust. Aga ma tean, et sulle meeldib mind trikitada selliste asjadega, sest et see näeb õjoses välja nagu võre, plätu, siin on mingisugune nurk. Äkki on T-särk hoopis? Äkki on T-särk või? Äkki on T-särk? No vaatame, kas on T-särk. Kas see on T-särk? Ei ole plätu! Mis on võre peal? Jah. See on läbipaistev plätu võre peal. See pole läbipaistev, ma ei tea, kas ta on läbipaistev. On, vaat sinu paistavad on augud läbi. Või on täpiline plätu, täpiline plätu võre peal või? Jah. Okei, no see on, vabandage mu väljendust, aga mindfuck praegu. Ja kui nagu sa näed, $2 saad osta. Tax ka veel juurde. 99, jah. Ai, USA-s on see, et sa mõtled taxi juurde selle asjale. Okei. Aga sa poes pead arvutama kogu aeg, et... Jaa. Aitäh Eesti valitsus, et teie pole meiega sellist mindfucki teinud. Siin on üks naine, kes on väga imestunud. Naisel ulatatakse siis suurte inimeste mänguasja. Naine, kes siis on avastamas toote hinda. 3. variant. Mees, kes hoiab käes kummikommi. Ja viimane variant siis mees, kes kumardas naise ees, nii et nähtaval tuli ebasündsus. Et mis see naine nägi või? Jaa. See kummikommi hoidmise veel ikka imestada. No ta on ikka suhteliselt imestunud näoga ja mulle tundub, et tal on abielu sõrmus sõrmes, nii et ta võib olla ikkagi naisterahvas, kes on väga kombekas, käib kirikus pühapäeviti ja kui tema näeb ebasündsusi, siis tema kindlasti tema tuleb esile väga suur ebasündsuse ja imestuse tunne. Nii et vaatame, mis see tegelik pilt siis on. Mees hoiab käes suurt kummikommi. See on ikka päris suur kummikomm, see on 2 otsaga. Kas see on tõesti kummikomm või? See on kummikomm. Aga see näeb ikka väga teistmoodi välja kui nagu kummikomm, see on ikka siuke 2 otsaga mänguasi. Niiviisi, lähme järgmise juurde. Meil on siin väikene pingviin. Kas see on lihtsalt mingi härra selfie? See pingviin fotopommib siin. Pilt pingviini multikast äkki? Kas see on äkki pilt niisama pingviinist? Või see on üks härra on näitamas siinpool pingviinile täiskuud? Härra näitab pingviinile täiskuud, tundub minu arust nagu päris hea pakkumine. Pilt pingviini multikast on iseenesest ka hea pakkumine, aga siis ma arvan, see kvaliteet oleks natukene parem. Härra selfile jäi ta peale. See on täitsa võimalik ja pilt lihtsalt pingviinist, noh. See on pilt pingviinist, nagu sellega ma paneksin kindlalt täppi, aga ilmselt sa tahaksid midagi muud, aga vaadates seda, kui vihase näoga see pingviin on, siis ma arvan, et mingisugune härra kusagil üritab talle käte ja jalgadega selgeks teha, et vaata, seal on täiskuu. Äkki on nii? Tegelikult on lihtsalt üks poiss oli selfie pingviiniga. Aga no see pingviin on ilmselgelt vihan, et tema kuulust nüüd ära kasutatakse. Kui tihti sa ise oled niukene taganükene nördinud, kui inimesed teevad seal seda pilti. Kui fännid sinuga pilti teevad, siis ma olen alati taganästi nördinud, miks te minuga pilti ei taha teha. Siis ma ei olegi äge või? Kui me eksi, siis see vist on meil viimane. Viimane? Või on eelviimane, eks me ole tead. Kes sul selle ette valmistas? Ise, ma ei vaadanud üle, lihtsalt ma ei lugenud ka kokku, kui palju on, aga igal juhul. Okei. Siin on meil üks pilt. Kas sa oled loobunud oma number 6 hullusest? Ma olen loobunud oma number 6 hullusest. Kas mind ka rõhuma osust öeldes juba üks, et kas ma pean ka 6 asja tegema, kas ma pean ka 6 asja tegema? Ei pea, kas see naine on lihtsalt pesemas, kas see on dušivooliku pakend, see meigi eemaldusvahendi pakend või stseen täiskasvanute filmist? Ma palun ühte asja, et sa kuvaksid ekraanile selle, kuidas sa oled kirjutanud dušivooliku pakend, see lihtsalt on hästi priceless. Palun jäta see oli eile õhtul, oli kell 12:30 sellel hetkel ja ma ei viitsinud isegi guugeldada, kuidas seda kirjutatakse, siis ma teadsin, et kuidagi niimoodi ta kirjutatakse. Ma saan ju aru, mis sa mõtled. Aga seal on... Ja, aga kas see on dušivooliku pakend, naine pesemas, meigi eemaldusvahendite pakend või stseen täiskasvanute filmist? Mulle väga meeldiks, et see oleks stseen võib-olla täiskasvanute filmist. Siis ma tahaksin ka kinnitust sellele, et ma ei ole ainukene meesterahvas, kes aeg-ajalt internetis pornograafiat piilub. Tead, ma ütlen sulle täiesti ausalt,
see dušivooliku pakend on lihtsalt nagu kõige lollim asi. Naine pesemas, see võiks eeldada, kuna siin on mingid täkid peal. Aga ma arvan, et see on lihtsalt dušivooliku pakend, mis on saanud transpordi käigus viga ja see kile seal peal on katki läinud ja tekitab tunde, et nagu oleks seal keegi pesemas või... Mitte sellepärast, siis ei pane seda sellepärast, et mulle siin... Ei, mitte sellepärast, aga mul lihtsalt nagu muidugi see tõmbab tähelepanu ja see nagu tekitab sümpaatiat selle peapakkumise suhtes. Äkki tõmbasid tillist? No vaatame, äkki tõmbasid tillist, äkki sa mõne pihta ka tänase päeva jooksul. Saidki pihta, oligi dušivoliku pakend ja pildi peal tõesti on siin selline olukord, kus naine on pesemas. Siin on isegi mitte, vaata siin on kirjutatud squirting shower. Squirting shower. This is something new for me. Squirting shower. Endiselt mina pean harjutama oma sensitiivseid võimeid, et minna saatesse, kus ma saan võita ühe käe. Käe? Jaa, vene selgelt nagu tuleproovis on võimalik mitte käsi. Väga hea, kui sina tahad seda kätt lihtsamalt saada, siis selle käe saab väga lihtsalt, kui sa võetad selle peale, kus on all. Näitu nüüd thumbs up. Like ja võid panna ka subscribe'i. Ja meie näemegi juba kohe varsti. Tšau, ilusat päeva teile. Järgmises osas. Kuidas te üritas seda... See talle Google sisse ära ei mahu küll. Seda sa sisse ei istu endale.